jälgime veel pühakirja mõtted prohvet Haabakuki raamatu 2. peatükist. Loen 4. salmi. Vaata, kes on ülbe, selle hing ei jää temasse, aga õige elab oma usust. Aamen. Nende huvides, kes on ehk unustanud meie eelmiste tähelepanekute mõttekäigu prohvet Haabakuki raamatust, meenutan veel kordselt, et prohveti Haabakuki probleemiks oli sügavalt uskliku inimese mure. On olemas muresid, mida ainult usklikud inimesed tunnevad ja tõeliselt usklikud inimesed tunnevad. Teda vaevas Jeruusalemma madal usuelu. Ja kui meie seda sõnastaksime tänapäeva keelde, siis ütleksime niiviisi, teda vaevas see distants usuteooria ja usupraktika vahel. Miks on see nii, et teoreetiliselt usklik peaks olema niisugune, aga tegelikult on ta teistsugune? Ja ta otsis Jumala käest lahendust. Edasi oli tal suureks mureks tõsiasi, et kurjus on aktiivne, energiline ja kiiresti tegutsev. Õigus ja headus selle vastu näib olevat kuidagi pehme, järeleandlik, vähese energiavaruga, ja ta küsis Jumala käest, kuidas see siis on nüüd? Õel piirab õige ümber. No meie sooviksime, et õige piirab õela ümber ja läheb oma energiaga tema õelust võitma, aga vastupidiselt, õel piirab õige ümber ja läheb oma energiaga seda õiget ära võitma. Kui siis Jumal ütles, et tema kasutab oma rahva kasvatamiseks karistusvahendit ja saadab kaldealased, kes teevad selle puhastustöö Jumala rahva hulgas, siis prohvet kohkus. Kuidas kaldealased? Kaldealased ise on ju palju halvemad kui Jeruusalemma elanikud. Kuidas siis nemad võiksid mingisugust kasu tuua? Ja pealegi Jumal ütles, et nad tulevad üsna põhjaliku hävitusega. Ja nüüd prohvet tundis seesmist muret ja leina, ega meie ei vaja hävitust, meie vajame reformatsiooni. Aga mure oli niisugune, mis teha? Mida teha siis, kui reformatsiooni asemel Jumal saadab mõnikord ka hävituse? Ja kui need mured olid prohveti vaevanud, siis ta läks uuesti Jumala ette. Pani jälle oma palve Jumala palge ette. Ja mis siis teha? Jäi ootama. Läks siis vahitorni, nagu möödunud korral sellest rääkisime, et pärast palvet peaks usklik inimene minema vahitorni. See tähendab ootama pingsalt Jumala vastust oma palvele. Kas ta loeb piiblit, kuulab Jumala sõna, Jumala teenistusel, on tema palvekambris, oota oma palvele vastust, oota seda pingsalt. Ja siis tuligi vastus. Ja vastus oli väga ebatavaline. Vaata, aga õige elab oma usust, ütles Jumal talle. See Jumala vastus on erakordse väärtusega. See ületas prohveti ootused. Ma ütlen, selle väärtus ületas prohveti ootused. Jumal ise pidas seda vastust nii tähtsaks, et ta ütles prohvetile, kirjutas üles, selgesti üles. Ja nii selgesti, et see, kes jookseb, võib ka seda lugeda. Või kui teine tõlge meeldiks, et siis see, kes seda loeb, võib kohe jooksta seda täitma ja teistele kuulutama. Kui prohvet oli oma sõna kirja pannud, siis jäi see üsna pisikesesse ringkonda, kus prohvetit üldse kuulati. Aga Jumal hoolitses selle eest, et Uus Testament on korduvalt seda sõna tsiteerinud. Paulus on seda tsiteerinud ja Hebra kiri on seda tsiteerinud. Uue Testamendi kaudu on see ulatanud usklikude kaudu üle maailma ja täna tuntakse seda sõna tõelises mõttes üle maailma. Kas see sõna oli siis tõesti nii väärtuslik, et see pidi minema üle maailma, aga täpselt nii. Õige peab elama oma usus. See sõna on väärtuslik, suure väärtusega. Ja kui Jumal käskis seda kirjutada, siis ka selleks
et meie 20. sajandil Olevisti kirikus seda võiksime kuulata. See mõte, mis prohveti juures näeme, on märkimisväärne, et kriitilistel aegadel on Jumal seda sõna ikka jälle uuesti au sisse tõstnud. Kui Paulusel tekkisid mitmesugused probleemid käsupidajate ja usklikkude, nende vahel, kes uskusid armust andsaks saamist, siis Paulus kasutas Habakuki sõna. Ja see aitas üle esimese sajandi usklikud sellest kriisist, mis neil tuli taluda. Aga kui Heebrea usklikudel tekkis raskusi esimese sajandi lõpupoole ja neil oli kiusatus taganeda oma usust, me saame aru nende olukorrast. Nad oleksid võinud ütelda niiviisi, et meie võtsime vastu ristiusu. Nii nagu teie ütlesite, et Jeesus on Messias. Me uskusime, et on Messias. Teie ütlesite, et ta tuleb varsti tagasi, hakkab valitsema. Nüüd me oleme oodanud, ei ole kusagil Messia tagasi tulekut. Ja meid on vaenatud, meid on sõimatud ja teotatud, meie varandus on riisutud. Ja mis me nüüd peame tegema? Ja siis ütleb Hebrea kirja kirjutaja, õige peab elama usust. Ehk nii nagu Hebrea kirja mõte on öeldud, õige peab elama oma ustavuses. Tegelikult on asjatundjad arutanud seda küsimust, kas seda tuleks tõlkida niiviisi. Õige peab elama oma ustavusest või õige peab elama oma usust. Ma arvan, et see peenvahe tegemine ei olegi väga oluline. Kui Paulus ütles niiviisi, et õige peab usus vastu võtma Jeesuse Kristuse kui oma päästja ja selle läbi saab tema õndsaks, ainus pääsetee, muud teed ei ole. Armust olete te õndsaks saanud usu läbi, seda ei mitte teie käest, Jumal and on see. Meie algame oma usuteed usu kaudu ja meie püsime usuteel usu kaudu. Ja nii hästi meie usuelu algus kui ka selle kestus on ikkagi sõltuv sellest, et meie usaldame oma Jumalat. Reformatsiooni ajal kujunes see uuesti jällegi tähtsaks. Õige peab elama oma usust. Ja kaasaja usklikud peaksid seda väga elavalt meeles pidama. Jumal on otsustanud kaasajal mitmesugused ristiusu kirikuid puhastada ja puhastada neid karistuste ja kannatuste kaudu. See teekond ei ole mitte olnud kerge ristiusu kirikutel üle elada, aga seda on tulnud üle elada. Sel juhtumil tuleb meil silmas pidada ustavust Jumalale ja tema tahtele. Kui meie Jumalale ustavad oleme, siis on tema ka meile ustav. Ja meil oleks oluline, et meie seda ei unusta ka niisugusel ajal tulevikupilti endale luues, nagu see praegu on. Tegelikult on meil võimalus kahesugune ellusuhtumine. Üks on siis niisugune suhtumine, et meie elame teadmiste kaudu ja inimeste teadmiste kaudu. Teine, et me elame selle kaudu, mis meie teame Jumalast, eriti meie issanda Jeesuse Kristuse kaudu. Ja kui midagi on meil otsustada, mida me siis tavaliselt teeme? No uurime, süveneme sellesse küsimusesse, vaatame, mis räägib ühe otsuse poolt ja teise seisukoha vastu. Küsime inimestelt nõu, kas või asjatundjatelt nõu ja siis teeme oma otsuse. Aga see otsus oli inimlikul tasemel. Kui mina otsustasin ainult nii, nagu mina sellest nüüd aru saan ja nagu teised minu ümber aru sai, siis jäi see inimlikule tasemele. Meil on võimalik oma otsusi teha elus ka kõrgemal tasemel ja see on jumalikul tasemel. Meie kutsume siis Jumala tahte oma ellu ja ütleme, sinu tahtmine sündigu. Eriti Jumala tahtmine, nagu ütlesime, selles ulatuses, nagu me seda tunneme Jeesuse Kristuse kaudu. Kui meie oma otsus ja Jumala tahte otsus on kooskõlas, siis ei ole mingit muret, siis läheme edasi. Aga mida teha siis, kui meie oma otsus käsib ühte teha, aga Jumala sõna käsib teiste teha? See on üsna raske olukord, aga siiski selles olukorras nüüd ongi vaja silmas pidada seda, et õige peab elama oma usust. Külastasin samal nädalal 2 elatanud usklikku õde.
mõlemad elavad üksipäinis oma toakeses. Mõlemad on viletsa tervisega. Kummalgi neist ei ole omakseid. Ja kui ma ühte külastasin, siis sattus tema seesmises ahastusesse ja ütles, mis ma pean nüüd tegema. Minu tervis ei luba mind enam ka poeski käia, et leiba tuua endale. Ja kes tuleb mind aitama siia? See oli ahastus. Sain sellest aru. Külastan teist, kes on veel viletsamas olukorras oma tervise poolest. Ta ei ole pikemat aega enam jalaga uksest välja saanud, ta ei saa ka praegu seda. Ja kui ma teda külastasin, tema tänab Jumalat ja ütleb, et issand, sa oled mind ikka aidanud, ega sina nüüd vanas eas mind hädasse ei jäta. See oli kahesugune ellusuhtumine. Üks vaatas oma olukorra peale ja tegi oma järeldused sellest. Teine vaatas oma olukorra peale ja vaatas ka Jumala tahte peale ja tegi oma järeldused sellest. Õige peab elama usust. Prohvetile ei antud teadmisi, mille alusel tema oleks pidanud oma probleemid lahendama ja Jeruusalemma usuelu probleemid lahendama, aga teda kästi usaldada Jumalat. Temale ei hakatud seda seletama, miks on see nii, nagu ütlesime, et usuelu praktiline tase ei vasta teoreetilisele tasemele. Miks on see nii? Miks on see nii, et õelus on energiline ja kurjus on pealakkaja, õiged sageli tagasihoidlikud? Miks on see nii? Talle ei antud seda seletust, aga temale öeldi nii, õige peab elama usus. See tähendab usaldusest Jumala vastu. Prohveti probleem ei lahendatud siis mitte teadmiste kaudu, vaid lahendati usu kaudu, usalduse kaudu. Meie võime oma probleemid lahendada ühel või teisel viisil ja neid tagajärgi ka taluda. Näiteks viimane suur sõda. Üks riik alustab seda sõda ja tema oli põhjalikult kõike kalkuleerinud, mida inimene võis arvesse võtta. Riigi kõige targemad pead kutsuti appi, tehti igasuguseid võimalikke variante ja siis otsustati, meie võime alustada sõda, meie võidame. Ja ometigi kaotati. Kus siis siin oli viga? Viga oli selles, et usaldati küll ekspertide arvamist, aga ei usaldatud Jumala arvamist. Ei küsitud, kas see on Jumal sinu tahtmine, et meie läheme teisi maid vallutama. Ja kui nad oleks Jumala tahtmist küsinud, siis nad oleks tegemata selle jätnud. Aga Jumala tahtmist ei küsitud, võeti ainult oma tahtmine ja oma soovid arvesse, tagajärg oli niisugune, nagu see oli. Kui siis Habakukile anti lahendus, siis Habakukile ei öeldud mitte võtta arvesse, kui palju Jeruusalemm võib mehi panna välja sõtta, kui palju on teil varustust ja vaadake siis Paabeli varustuse peale ja tehke siis oma järeldused sellest, kes võidab, kes kaotab. Ei, mitte selles, vaid asi oli selles, et nemad pidid oma võimalustele lisama ka Jumala võimalused. Usust elamine tähendab seda, et meie toetume Jumalale ka siis, kui see toob meile kannatusi ja raskusi. Hebrea 11. peatükist räägitakse meile usukangelastest ja pange tähele, terve rida on seal neid, kes pidid loobuma millestki, mis oli neile väärtuslik usu pärast. Kas või peatuma Aabrami juures. Aabram pidi loobuma oma maast. Võtame Moosese. Mooses pidi loobuma Vaaro kojast ja selle hüvedest, et Jumala rahvaga vaeva näha. Ja mis puutub esimestesse kristlastesse, siis sellest oleme juba varem ütelnud, nende käest nõuti, et nemad pidid keisrile ohverdama. Ja nende oma mõistus ütles neile seda, et see on muidugi tark tegu, kui me ohverdame, sest sel viisil meie käsi käiks hästi. Ja ütelge, et keiser on issand ja tooge temal ohver. Kristlased ütlesid, Jeesus on issand, meie ei saa öelda, et keiser on issand. Aga kui te seda ei tee, siis te käsi käib kurjasti, võite oma elu kaotada. Ja kristlased ütlesid, hea küll, kaotame oma elu. Ja neile tehti veel selgeks ja ütles, teie kaotate oma elu, aga kristlased kaotavad ka sellega. Sest kui kristlased hävitatakse, siis ju teie usk lõpeb ära üldse maailmas. Mis te siis enam selle heaks katsute midagi teha? Kristlased ütlesid, meie usaldame selles asjas enam Jeesust kui keisrit. Ja siin oligi nüüd nende lahendus õige elav usust.
Nemad ütlesid, Jeesus on öelnud, et põrguväravad ei võida kogudust. Ja meie toetame sellele, las meie kaotame, tapetagu Paulus, tapetagu Peetrus, tarvilised inimesed. Aga Jumala töö läheb edasi ja hävitatagu veel palju teisigi, 100 000, 10 000, aga Jumala töö läheb edasi, sest meie usaldame Jumalat. Ja siin ongi see saladus, mis me juba kuulsime ka Pauluse elus. Tema usaldas Jumalat ka siis, kui ta oma laevaga tormisse sattus. Neil lihtsatel esimese sajandi usklikudel polnud midagi muud peale Jumala sõna, millele nemad oleksid võinud toetuda, aga sellest piisas ja sellele nemad tõesti toetusid. Ja kogu ristiusu ajaloo vältel on see nii olnud, et need inimesed, kes Jumala sõnale on toetunud, on ikka jäänud võitjaks, aga need, kes on toetanud millelegi muule, kaotavad. Nagu ütlesime, et Habakuk oleks võinud toetuda Jeruusalemma majandusele või sõjalisele võimsusele või sotsiaalsele olukorrale, kõik see oli ka võimalik. Nii ka koguduse liige ja usklik inimene võib toetada oma mõtetele, oma meeleoludele, oma arvamistele, oma poolehoidjate hulgale, minul on nii ja nii palju pooldajaid, teistel on nii vähe, küll mina võidan, kõik see on inimlikul tasemel. Aga kui me tuleme jumalikule tasemele, siis öeldakse, õige peab elama usust. Ja millele meie siis võime kindlad olla? Meie võime kindlad olla sellele, et maailmas on Jumalal olemas rahvas, kelle eest tema hoolitseb. See on päris kindel. Maailmas on olemas rahvas, kelle eest Jumal hoolitseb. See on tema rahvas. Ja selle huvides tehakse Jumala poolt väga palju. Kas sina kuulud ka selle rahva hulka? Kas sinu elu viib sind sinna, mida Piibel ütleb, õigete hulka? Ja kui see läheb õigete hulka, siis õige elab oma usust. Aga kui sina lähed patu ja ülekohtu teed, siis Jumal arvab sind välja selle rahva hulgast. Ja kui sul ei ole enam osa ega pärandust sellest rahvast, selle rahvaga, siis muidugi jääd sina ka Jumala kaitsest ilma. Esimene tõde, mis me rõhutame, on siis see, et Jumalal on siin maailmas rahvas, kelle huvides tema paljugi teeb. Ja teine asi, mis me täna kuulsime, oli see, et Jumal kasutab oma rahva puhastamiseks ja kasvatuseks karistust. Arvestame seda. Jumala karistus võib tulla ka meie peale. Ja küllap ta ongi tulnud ühe või teise üle ja ka meie kui üldsuse üle ühel ja teisel ajal. Aga Jumala kasvatus ei ole siiski mitte veel ära heitmine. Jumal tahab, et me temale kõlbame ja selle pärast tema kasvatab. Täna kasvatab Jumal meid oma sõnaga. Ja kui see sõna on tundunud ehk mõnelegi täna raske või valus, mis on kuuldud, mõtle, Jumal kasvatab sind. Jumalal on ka teistsugused meetodid, arvestame seda. Ja meie tahaksime issand ette minna ja ütelda, et tema tahtmine võiks toimuda ja meie elaksime selle kaudu, et me Jumalat läbinisti usaldame. Usaldame siis, kui me mõttekäigud Jumala omaga ühtivad, usaldame ka siis, kui need on erinevad, usaldame ka siis, kui need kannatusi meile tooksid. Kui issand lubab, siis me võime veel ehk kord tagasi tulla Habakuki raamatu juurde, siit mõned mõtted veel edasi tähele panna, aga täna meie lõpetaksime siis sellega ja läheme issand ette, kanname ka palvesoovi tema ette, mis veel on meile tulnud. Me alandame palveks.